Alustame nüüd aga pärastlõunast sessiooni pikema ettekandega kõigepealt või sellise ettekandega kõigepealt siis Siseministeeriumi kantslerit Tarmo Miilitsalt pealkirjaga Kohalik omavalitsus turvalisuse loojana. Tarmo, palun. Ja veel enne, kui Tarmole sõna siin laval lõplikult üle annan, tuletan meelde küsimuste esitamise võimalust. Seesama juba avatud koduleht ootab teie küsimusi, mis saavad siis kohe hetke pärast vahendatud. Aga nüüd, Tarmo, palun. Nii, aitäh. Turvalisuse valdkonnas tuleb kogu aeg olla valmis muudatusteks, nagu täna sellel konverentsil esinevad ikka sellised väiksed muudatused, aga ka suurteks muutusteks. Olles siin siseturvalisuse valdkonnas päris pikalt juba töötanud, siis on hea aeg-ajalt visata ka pilt tagasi, mis siin lähiajaloos nagu muutunud on või millised muutujad on mõjutanud oluliselt näiteks seda valdkonda. Nüüd, kui me räägime sellest kohaliku omavalitsusest kui siis turvalisuse loojast, siis see on puhas nagu minu isiklik hinnang ja peegeldus, mis on võib-olla sellised olulisemad viimase 5 aasta sellised mõjutajad olnud koostöö mõttes. Kindlasti üks on riigihalduse reform 5 aastat tagasi, mis toimus. Sellest tuleb ka natuke ettekandest juttu, kuidas ta just kohalike omavalitsuste võtmes ja Siseministeeriumiga koostöö võtmes, millist rolli ta mängib või on mänginud. Siis teine on kindlasti need igapäeva kriisid, mis on kindlasti meid lähendanud riiki, asutusi, kohalikke omavalitsusi, kogukondasid, erinevaid vabaühendusi, sest me oleme aru saanud, et mitte kuidagi me ei saa selleta, et me ei tee nende erinevatel tasanditel koostööd. Et kriisid on väga palju mõjutanud, meid on kindlasti nagu treeninud, õpetanud hakkama saada uute kriisidega, on ta siin COVID, on ta siin Ukraina sõjapõgenike abistamise ja vastuvõtmise teemaline selline kriis. Et väga olulist mõjutusi on andnud ja koostöö on tänu nendele tunduvalt parem ja uuel tasandil ja me oleme üksteisele tunduvalt lähemal ja mõistame üksteise keelt ja oskame üksteisega koostööd teha ja teame paremini üksteise rolle ja võimeid, puudujääke ja samamoodi ka nõrki kohti. Siis on teine kindlasti, mis on ka kaudselt mõjutanud turvalisuse valdkonda, on riigipoolne panus või riigipoolne võime toetada või siis toimetada selles turvalisuse valdkonnas. Et kui me vaatame siin kas 5 aastat tagasi, on toimunud siin Siseministeeriumi haldusalas mitmeid reforme, vähenenud on siin mingi päästekomandosid näiteks, politsei kättesaadavus mõnes regioonis on läinud kaugemale või mujale. Ehk loodusi saali tühja kohta, sinna tekib uus koostöövorm asemele, sest turvalisus on, mis ma ütlen, turvalisus on kindlasti selgelt selline nagu baasvajadus, inimeste baasvajadus. Et ka see, et siis riik on mõnes regioonis või sellises ääremaal on natukene kaugemale läinud, konstaabel ei ole enam iga päev või iga nädal või see patrull ei ole selles väikses kohas enam kogu aeg kättesaadav, siis on tekkinud uued koostöövormid ja turvalisus on tagatud teistmoodi, teist viisi, mis on ka väga oluline, mis on nüginud meid nii-öelda. Ehk need on sellised kindlasti olulised muutujad, mis on meid mõjutanud. Et oma esitluses ma räägin sellistest asjadest kui kohalik omavalitsust kui siis võimestaja, selle turvalisuse valdkonna võimestaja, ma räägin kogukonnast kui kogukonnast ja kodanikuühiskonna arendamisest, räägin ennetusest kui mõtlemisviisist, mitte tagajärgedele reageerimine, kus on mu politsei, kes tuleb aitab, vaid ennetus kui mõtteviis mitmel erineval tasandil. Ja kindlasti koostöö ja koostöövõrgustikest. Nii, kui vaadata seda slaidi, siis arvud räägid oma keelt, et 20. aastal läbi viidud uuring, seal uuringu siis osalejad vastasid, et 92% vastates, et nende kodu ümbrus on turvaline. Kui võrrelda teiste Euroopa riikidega, siis see pilt on tegelikult päris hea. Ja loomulikult, nagu ütlesin, selles turvalisuse tagamisel
turvalisuse loomisel, turvalisuse valdkonna planeerimisel on oluline koostöö ja kes mängivad selles siis olulist rolli, on kohalikud omavalitsused, riigiasutused, eravõtted, vabaühendused ja loomulikult iga inimene ise. Võib-olla kõige paremini on need viimased kriisid just on õpetanud seda, et kui on tugev perekond ja perekonnas mõeldakse nendel turvalisuse teemadele, siis inimesed tunnevad ennast kõigepealt peres turvaliselt. Kui on hea selline tugev küla, linn või asum ja seal on inimesed liitunud erinevatesse vabaühendustesse, siis ühtsuses peitub jõud ja turvalisuse tase on veel kõrgemal, on ta läbi naabrivalve või mis iganes vabaühenduse. Ja loomulikult kohalik omavalitsus, kes siis kaasab, kes mõtleb, kes aitab, kes suunab, kes võimestab ja loomulikult siis riik, kes peab kogu sellele tegevusele näitama võib-olla õige suuna, pakkuma välja mingid parimad lahendused, jagama parimat praktikat selles valdkonnas, suunama, kindlasti ka toetama ja mingis mõttes ka ohjama selles mõttes, et viimased kriisid on ju näidanud siin sõjapõgenike kriis kasvi, et kui vabaühendustega ei tehta riigi poolt head koostööd, siis vabaühendused iseseisvalt küll aitavad, toetavad, aga riik kui ühtne rusikas ei toimi, et mingid ahelad või mingid sellised koostöövormid alguses ei läinud, ei käivitunud väga hästi, et siin sõjapõgenike abistamisel riigi poolt ja siis vabaühendustega nagu koostöös, et on kuhu peeglisse vaadata ja on kuhu edasi areneda ja veel paremaks minna. Siis ütlesin, et viimase 5 aasta jooksul tõesti on olulisi muudatusi toimunud, üks nendest on väga oluline, on siis riigireformi tulemusena siis siseturvalisuse valdkonnas vahetusid maakondades siis turvalisuse nõukogude eestvedajad. Uueks eestvedajaks, kes on hakanud seda rolli väga hästi kandma ja on teinud neid aastad, on tõesti siis need maakonna turvalisuse teemasid koordineerivad arendusorganisatsioonid ja nende juures olevad ka siis maakonna turvalisuse nõukogud. Et need on nagu Siseministeeriumil olnud väga selliseks heaks koostööpartneriks. Siseministeerium me läbi oma asutuste ei jõua, ta peab erinevatel tasanditel koostööd tegema, aga see kõige õigem võib-olla selline kiirem arengu koostöövorm ongi selline regioon, maakond, sealne probleemistik, kui nagu ühtlustada, kui on võimalik üldse nagu võrrelda kohaliku omavalitsused, kus maal jookseks see piir, et kus maal probleemid nagu sarnased on, et siis maakond tõesti on võib-olla selline kõige kõrgem üldistuse nagu tase. Et läbi selle maakondlike siis arendusorganisatsioonide turvalisuse nõukogude on tõesti väga hea olnud koostöö. Ja muidugi, mis eraldi märgib see, või on oluline nagu ära märkida selle koostöö juures on, et eelmise aasta lõpus maakondade turvalisuse nõukogude koostatud parimate praktika kogumik, mis sai kokku pandud, et see on tõesti hea asi, on see, mida siis, millest õppust võtta, mida jagada, tõesti need mudelid või need lahendused, mis on olnud, kus on hästi töötanud, sest tõesti Eesti on väga eriline, paigad on väga erinevad, probleemistik on väga erinev, lahendused on erinevad, erinevates kogukondades või regioonides töötavad need lahendused erinevalt, et on hea, kui sellist praktikat kokku kogutakse ja jagatakse. Et on kust nagu naabritelt õppida, et ka naabri vigadest õppida või ebaõnnestumistest õppida on teinekord vaja. Nüüd siin slaidil on mõned sellised näited, mis on kokku kogutud sellised heade näidetena, et kõik maakonnad on kindlasti panustanud sinna turvalisuse nõukogudesse. Nagu slaidilt on näha, need valdkonnad on väga erinevad, probleemistik on erinev, lähenemisviis on erinev, et kus on midagi nagu prioriteetsena ette võetud ja arendatud. Et mida siin veel kindlasti see slaidilt, need kõik on head lahendused, aga mida nagu väga tunnustaks või räägiks või sellisest heast koostöövormist on kindlasti see Hiiumaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa turvalisuse nõukogude poolt korraldatud kogukondlikud piirkondlikud arutelud, kus siis on keskseks teemadeks olnud turvaline kogukond, küla ja kant. Ja need on siis need kohtumised, mis on toonud kokku siis esindajaid kohalikest omavalitsustest, politseinikke, päästjaid,
ja kohalike elanike ja vabaühendusi, et need on tõesti sellised head arutelud olnud ja nendest on sündinud väga palju head ja tulevik on kindlasti, tulevikus nende teemadega minnakse kindlasti edasi. Nii, kuidas edasi? Et eelmisel aastal valmis siis Siseministeeriumi eestvedamisel selline oluline kontseptsioon kohaliku omavalitsus turvalisuse elukeskkonna loojana. Et võrgustikutööd on küll aastaid tehtud, aga siis maakondlikul ja kohalikul tasandil on siiski siis jätkuvalt vaja arutada ja lahti mõtestada kohaliku omavalitsuste rolli, mis on täpselt see kohaliku omavalitsuse roll, mis on riigi roll ja siis järgmisena kindlasti kogu see eesmärk siis suunata turvalise elukeskkonna kujundamisele ja teiselt poolt siis kohaliku elu edendamisele. Ja teine on kindlasti siis see kontseptsioon, see on kindlasti nagu järgmistel aastatel ellu viia ja siis Siseministeeriumi järgnevatel aastatel kohalikele omavalitsustele siis pakub võimaluse osaleda tegevustes, mille eesmärk on tõhustada turvalisuse valdkonna kavandamist. Et planeeritud on siin erinevad koolitused, parimate praktikate jagamised, nõustamised ja sellised konkreetsed tööriistad turvalisuse teemadel. Ja tegevuste toetamiseks valime siis Siseministeeriumis igal aastal kuni 4 uut omavalitsust, keda siis nõustatakse ja keda siis ka siis rahastatakse nende tegevuste elluviimisel. See toimub konkurssidega, eks sellest lähemalt tuleb kindlasti juttu läbi siis Siseministeeriumi siis koostöövõrgustiku, kuidas sellest kõigil on võimalik siis kaasa lüüa ja osaleda, aga see on kindlasti oluline tegevus ja võimalus. Siis turvalisuse temaatika põimub läbi erinevate valdkondade, et üks, mis ma ka alguses ütlesin, et mis selline nagu hoiak või oluline hoiak, mis peaks nagu olema, et on seesama ennetav hoiak, et ennetada, kuidas sellist ennetavat vaadet hoida, kuidas ära hoida, kuidas seda koos kogukonnaga, koos riigiasutustega teha. Et see oleks selline peamine, et ta saaks sisse erinevatesse arengukavadesse. Praegult on näiteks 2020. aasta andmetel on 60 omavalitsuses turvalisuse valdkond käsitletud kohaliku omavalitsuse arengukavades. Et see on väga oluline. Et selline arusaamine, et turvalisus ei ole ainult politsei, pääste või Siseministeeriumi mõne teise asutuse õlgadel, et seda saame teha ainult koostöös kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike ja kohalike kogukonna ja kolmanda sektoriga. Et see on kõik hästi seotud, läbi põimunud. Nüüd see projekt, mis loob sellised võimalused, ehk siis Euroopa Sotsiaalfondi toetuste abil on siis võimalik järgnevatel aastatel siis Siseministeeriumi koordineerimisel toel mitmeid tegevusi ellu viia. Et need on siis nõustamised, arengupäevad, pädevuse suurendamine, konkreetsed töömeetodid ja anda siis ka selleks rahalisi ressursse ja vahendeid elluviimiseks. Sellel aastal läheb päris suur aur Siseministeeriumi poole pealt selle asjaga ettevalmistamiseks, et erinevad hanked, mis on vaja läbi viia, lepingud sõlmida ja selline nagu aktiivne täie hooga tegevus läheb lahti siin järgmistel aastatel, alates siis 23. kuni 27. aastani. Nüüd kohaliku omavalitsuse oluline roll siis elukeskkonna kujundamisel, millest ka enne natuke juttu olen juba teinud, et kindlasti on see, et kohalik omavalitsus ei vaataks oma kabinettidest need ametnikud või töötajad selle turvalisuse valdkonnal või ootaks, et nüüd riik, politsei, pääste tulevad, aitavad õla alla panna, et oluline on selline kaasamine erinevatel tasanditel, et nad koos siis kohalike elanikega, kohalik omavalitsus siis omaks ülevaadet oma kogukondadest,
teaks, kuidas kogukonnad on liitunud, millistesse ühendustesse, on need seal korteriühistud, on nad külad, on nad aiandusühistud ja nii edasi, järjest ülespoole minna. Et kõigepealt sellise ülevaate omamine ja teine on see, et kaasamine, leida sealt esindajad nendest kogukondadest, võtta nad juurde, mis on nende probleemid, kuidas vald näeb, kuidas riik saab juurde tulla, aidata, toetada ja ühiselt hakata neid probleeme lahendama. Et oleks siis läbi selle valmib tõesti, ühest küljest on kaasatus ja tõesti valmib siis selline mitmetasandiline koostööplatvorm. Nii, ja jõudsingi kiiresti viimase slaidi juurde. Viimase slaidi mõte on ka see, et hea eeskuju on nakkav. Et kõik hakkab pihta meist peredest, tugevatest perekondadest, eeskujust naabrile, tugevast külast, tugevast tänavast ja nii edasi ja siis omavalitsus ja riik seal juures. Et koostöös loome turvalisust ja turvalisus algab meist endist. Aitäh!